Tere, meie oleme loodussuuna õpilased 12. klassist, Kristiina, Elise ja Li ja me oleme siin, et selgitada, miks on loodussuund tore. Nii, loodussuuna teeb eriseks selle suuna ained. Biotehnoloogia, kus me saame teada erinevaid seoseid eluvaldkondade ja bioloogia vahel. Geoinformaatika, kus õppisime kasutama erinevaid kaardiprogramme ja QGIS-i. Botaanika, zooloogias tunneme linde, loomi ja nende tegevusjälgi. Ökoloogia ja keskkonnakaitse, ladina keel. Aga kas te teadsite, et Amanita muscaria on kärbseseen? Praktiline keemia, kus tegime ägedaid katseid ja õppisime tiitrimist. Siis loodussuuna juures on kõige põnevam osa välipraktikaid. Neid on siis 3 aasta jooksul kokku täpselt 7. Kool algab siis seenepraktikaga, mis on kõige erilisem, sest seal õpitakse tundma nii seeni kui ka oma uusi klassikaaslaseid. Siis on meil pungapraktika, mis toimub meil talvises looduses, kus õpitakse tundma erinevaid puid, samblikke ja samblaid. Siis on meil taimede suvepraktika, mis kestab tervelt 5 päeva. See on hästi tore. Seal õpitakse tundma hästi palju taimi, saab palju matkata, kohtuda erinevate loomadega. Siis on meil ökoloogia praktika, kus õpitakse keskkonna ja organismide vahelisi seoseid ja saab kokku puutuda paljude veeloomadega. Siis on meil jälje- ja linnuret, kus õpib loomade elutegevusi. Siis on meil zooloogia suvepraktika, kus saab palju aega veeta putukate seltsis, neid püüda ja uurida. Ja 12. klassis siis on meil geenitehnoloogia praktikum, mis toimub meie enda kooli laboris. See on eriline selle poolest, et meie kool saab võimaldada sellist praktikumit, see on suhteliselt ainulaadne ja siin me saame uurida oma DNA-d, tutvuda erinevate laboriliste vahenditega. Loodussuund annab siis tänu paljudele praktikatele suurema klassi ühtsuse ja suurendab ka siis mälestuste pagasit. Loodussuunas on võimalik siis saada üle ka mõnedest hirmudest, näiteks pimedal ajal metsas liikumisest või putukate lähedusest. Loodussuunas õpitakse siis erinevaid uusi praktilisi oskusi, mille läbi ka õpime paremini tundma loodust ja selle toimimist ning muidugi aitab kaasa loodussuund koostöö arendamisele. Nii, nüüd näita Kai, Maruko ja Mikk, mida nad on selle 3 aasta jooksul õppinud. Esimese katses siis näitame, et kui palju mulla aluseline või happeline koostis siis mõjutab mustikat marjade värvust. Et selle katse jaoks on siis alguses vaja purustada mustikad ja saada neist välja nii palju mahla kui võimalik. Kui see on siis enam-vähem ära tehtud ja sellest lögast on enam-vähem saanud normaalne mahl, siis on vaja see jaotada tilga alusele võrdselt 3 osaks. Nüüd me lisame siis keskmisesse auku H2O-d ehk siis vett ja segame selle siis ühtlaseks lahuseks. Selle koha peal on siis hästi oluline, et kõiki neid lahuseid peab segama erinevate pulkadega, et siis ained, mis ei ole mõeldud kokku, siis ei seguneks. Siis vasakpoolsesse lisame H-kloori, mis on siis soolhape, mis muudab siis selle keskkonna seal happeliseks. Ning selle segame samuti ära, kuid kasutame siis järgmist pulka.
ning viimasesse auku lisame siis naatrium OH-d, mis siis kodustes tingimustes on näiteks torusiil ning segame selle samuti ära. See katse illustreerib väga hästi ka looduses kasvavaid mustikaid, et kui siis mulla pH on alusline, on ka marjad sinisemad, nagu sealt katsest väga hästi välja tuli, ning kui muld, kus mustikad kasvavad, on happeline ehk madalama pH-astmega, on ka marjad rohkem punasemad. Et siis teise katse jaoks oleme ühte Petri tassi eelnevalt lisanud loomavered. Ja nüüd lisame verele H2O2 ehk siis vesinikperoksiidi, mille tulemusel me siis näeme, et lahus hakkab vahutama. See hakkab vahutama selle tõttu, et kokkupuutel orgaanilise materjaliga, näiteks veri, vabaneb lahusest atomaarne hapnik, mis toimib bakterid hävitavalt ehk siis desinfitseerib haava. Ja seda vesinikperoksiidi on siis ka ilmselt paljud vaatajad kasutanud oma haavade puhastamisel.